Tule, ma tahan näidata sulle midagi. Kunagi ajal, kui mul vanust veel vähem, veetsin ma enamuse oma ajast erinevate Minecrafti serverite foorumites. Te teate, mis on Minecraft? No te ilmselt teate, mis asi on Minecraft. Seal nägin pidevalt teiste liikmete lahedaid profiilikaid ja ei saanud mitte kadedaks minna mõttega, et ma tahaks endale ka sellist. Aga mitte ainult polnud mul aimugi, kuidas neid teha, raha, et neid osta, tutvusi, et mõni endale skeemida või isegi kõik need, kes olid neid nõus tasuta looma, neil olid sadade inimeste pikkused järjekorrad. Nii et mis jäi väiksel Janaril üle? No, ma laadsin illegaalselt alla animeerimisprogrammi ja veetsin paar päeva õpetusi ja tutorialeid vaadates. Ning juba 72 tundi hiljem oli mul täiesti omaenda väike avatar. Ma isegi otsustasin avada oma enda töötoa, kus tegin heategevust inimestele, kellel oli sama mure, mis minul. Ning äkitselt oli läinud ühes sadadest, kes rivis ootasid. Selleks, kelle järjekorras ootasid sajad ja sajad ja sajad. Puhtalt selle pärast, et otsustasin asju ise teha. Homo sapiens. Inimene. Seega toiduline. Osa tsivilisatsioonist. Keskmine IQ 100. Fojimoora. Laiskloom. Imetaja. Meidid magada. Kiirus veerand kilomeetrit tunnis. Me oleme laiskloomadega oma olemuselt päris sarnased. Kuigi meie elutempo on kõvasti kiirem, siis magame me keskmiselt sama palju ning ka meid piinab krooniline laiskus. Vahest ikka avastame ennast oma toas igavledes, vahtides lakke ja lootes näha lumesadu, unistades, mida kõike me võiks küll saavutada, kui elu nii võimatu ei tunduks. Need instrumendid, mis ei saa kunagi kätte võetud, need medalid, mis jäävad kaela panemata, need diplomid, mille puudujääk jääb piinama. Aga tahad, ma ütlen sulle midagi? Ainuke asi, mis seisab sinu ja su unistuste vahel, oled sina ise. Kõik materiaalsed takistused on alles samm 2. Algul pead sina oma teemonitest ise üle saama. Olgu siis selleks lihtsalt laiskus või sügavamad ja tumedamad probleemid. Sellises maailmas, kus kõik on käega katsutav, tundub olema patt niisama käed rüppes istuda, oodates, et midagi põnevat juhtub. Sina oledki see põnev, mis juhtuda saab. Meie ajudes käis kunagi üks klikk, mis andis meile teadvuse, tänu millele tunneme igavust ja rahulolematust, mis paneb meid tahtma teha ja jõuda alati rohkemat. Ilma selleta oleks me ammu välja surnud. Nii et kui nuputad välja, mida saavutada tahad, hoiad tuleviku ettekujutust alati silmapiiril, järkad üles iga päev tahtmisega olla parem versioon oma eilsest minast, siis võimatu ei tundugi varsti nii võimatu. Mina leidsin selle tähenduse loomingust ja aeg-ajalt tuleb tahe lihtsalt midagi ise kätte võtta, midagi oma nägemuse järgi paika panna, midagi ise maailmale öelda. Nagu näiteks, no ma ei tea, lühifilm ilma ühegi abikäete. Vaja ei läinud ei kallist tehnikat, palju aega ega jutuvesteslikku kirjakätt. Oli vaja vaid ideed, internetti ja tahet asju ise teha.